6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista. 50 aastat Värska originaali. Tere rallisõbrad, 3. juuni ja teine võistluspäev Sardiinia rallil on õhtusse jõudnud palju draamat, palju veetakistusi, palju draamat nende veetakistustega ja meil ei ole mitut nimekat meest, Ott Tänak nende hulgas, kes on tänase päeva lõpetanud. Kas ta homme punktikatsele midagi püüdma tuleb, seda veel ei tea, aga vast saame targemaks, kui võtame ühendust Peep Pahviga Olbjast. Võib vist öelda, et lugu sarjast, kui Arno isaga koolimaja jõudis, ehk siis kui Peep statiiviga ralliparki jõudis, oli seis juba apu. Peep, on nii või? No ütleme põhimõtteliselt küll. Tervist kõigepealt saabus eile hilisõhtul siia, ütleme siis südaööks ja hommiku, kui hakkasin, jälgisin alguses rallit hotellitoast ja kui hakkasin siia tulema, siis oli paha lugu jah, et Ott Tänak oli juba selleks hetkeks katkestanud, aga õnneks õnnestus ta kätte saada ja temaga natuke vestelda vähemalt, et mis siis juhtus ja ma arvan seda videot vist, kas te juba vaatasite või vaatate veel? Hakkame vaatama, jaa. Aga kuidas, ma ei tea, võttis motivaha ka või tahtsid kohe lennuki peale minna? No see ei ole mul esimest korda elus, kui asi juhtub, et ma mäletan kunagi päris ammu, kui Marko Märtin sõitis, ma Kreeka rallile jõudsin samamoodi esimese päeva kuskil seal niimoodi alguses ja Marko Märtin oli seal päris alguses olnud, kas me mäletaks tehniline rikke või sõitis lihtsalt rajalt välja ja oli ka võistlus sellega nagu sisuliselt läbi, et juhtub sellised asjad, et ega midagi teha pole ja on juba sellised kordi olnud, kui oled küll õigel ajal siin kohad, et kõik eellood ära, aga esimesel päeval juba läheb Otil näiteks auto katki ja siis niimoodi on, et ma mäletan Portugalis oli üks selline lugu, kui avapäeval juba juhtus ja siis 2 päeva. Ja see oli ju nii, et tasin edasi vist ka sõita ja 2 päeva oli täiesti nürid passimist. No vaatame asja helgemat poolt ka, nagu sa teisipäevases saates ütlesid, siis sellised komandeeringud tuleb ise kinni maksta. No jah, kahjuks küll. Ma saan aru, et sa juba oma tennise komandeeringu maksid. Muidugi. Üle jääb. No midagi pole teha, rallisport, aga kui tobe see olukord ikkagi on, et meil on veetakistus rajal, sul ei ole muud võimalust, pead läbi minema. Aga auto ju peaks olema võimeline nendest lompidest läbi sõitma, aga tuleb välja, et ikkagi kõik autod ei ole. No ega need veetakistused ei ole esimest korda, need on alati olnud ja siin samas sellel rallil on väga kindlad kohad, kus need veetakistused on. Ma olen varem selles kohas käinud, kus Ott Tänakul see asi juhtus ja nüüd ma käisin, kui katsete teine läbimine oli, siis ma sõitsin sinna korra kohale ja vaatasin selle nii-öelda koha üle ka, et ma mõtlesin pärast kirjutada selle nii-öelda päeva kommentaari. Ma käisin 2 aastat tagasi sama koha peal, siis nad sõitsid teistpidi, nad startisid sealt ülevalt silla pealt ja siis pöörasid teistpidi sinna veetakistuse peale ja sõitsid, aga toona oli palju vähem vett kui seekord ja nüüd ma räägin ka, kui see oli ka huvitav muidugi, et enamus masinad tuli nagu enam normaalselt läbi, aga see Elfin Evansi auto oleks nagu ära uppunud sinna, ma ei tea, kuidas selle auto lina nii sügavalt sinna vee sisse läks, ja tal ju peaaegu suri seal ära ka see, et ta kuidagi eeli sai sealt üle selle katse finišijoone ja Sebastian Ogier ka auto tegi päris imelikku häält, samas Kalle Rovampera ja Esa-Pekka Lapp ja need tulid täie lauluguselt läbi, et ei olnud midagi. Tegelikult ralliautod ju peaks seda taluma. Nojah, ei talu. Ülejäänud rallipäevas ka, et või sinu jaoks enam muud mehed ei mängigi rolli, muud draama seal, kui Ott on juba väljas? Ei, no eks ta ikka mängib. No ütleme see, et Sebastian Ogier nüüd kraavi sõitis, no see oli minu arust ikka super üllatus, et see oli nagu üldse temale nagu kombeks siukseid eksimusi teha, et ta on ikkagi ülikindel sõitja. Tavaliselt, kui ta sõitis täishooajast, võib-olla hooajaks ta tegi
ühe sellise eksimuse, mitte rohkem. Et seal üllatus jah, liidri kohalt ka, aga ütleme, eks need teeolud üldse läksid selle vihmaga suhteliselt libedaks ka, et ma ise jäin seal ka samas selle jõe ületamise juures päris kõva äikse vihma kätte ja eks need olud muutusid seal päris kiiresti ja päris kõvasti. Oota, ma saan aru, sa ise seda jõge ei ületanud või ületasid? Ei, kui ma ise seda ületada saan, siis kui ralliautost sõidavad. Et sihukest asja veel, nii kõva mees meil ei ole, et ma ütleme, lähen sinna ja ütlen nii, nüüd ma ise pean saama ka läbi sõita. No kuidas ei ole? Ütled, et sa Peep Pahv, noh? Ei, no seda küll. Küll nad lasevad. Põhimõtteliselt saaks, aga ma ei hakka nagu siin ütleme mingid intsidenti looma. Peep kohe sulas, kui sa ütlesid, et ütled Peep Pahv, siis ikka saad kohe sulanud. No aga 2 sõna Robertist ka. Vast kõige kõnekam on 13. kiiruskatse 3. aeg Rally 2 autodest, aga siis 14. katsel jäi tee äärde. No, kas pingutas veits üle? No, raske ütelda, aga väga ebastabiilselt on tulnud. Väga ebastabiilselt on tal siin need sõidud tulnud ja tegelikult see oli Portugalis nii ja oli siin nii, et üksikud katse nagu tulevad hästi välja. Üldist kiirust nagu ikkagi ei ole praegu. Et ma lootsin, ma saan taga mingi natuke rääkida ka, et mis siis nagu laiemas plaanis nagu on. Et üks asi on see, et kui kuskil eksid, aga teine asi on see, et kui stabiilselt seda kiirust ei ole ja võib-olla õiget hoogu, et seal mingi probleem seal on. No kui sa oled 40 Rally 2 autost 7, siis mingi hoog ju on. Ei, mingi hoog on küll, aga ütleme, kui sa vaatad nüüd seda kaotust võib-olla nende Rally 2 kiirematele meestele, et no siis võib-olla, ma ei tea, kuidas sa Roland sellest asjast sõitub mehe arvad, aga minu arust natuke mingites kohtades see kaotus on liiga suur. Ma ütlen, et peaks seal esimene olema, seda kindlasti mitte, aga mingite katsetel need vahed on nagu liiga suured. Ja ma nõustun pooleldi, et ilmselgelt see tegelikult, jah, juhtus, et katkestas on ju, aga tegelikult see eesmärk peakski olema võtta see tempo, et jõuda lõpuni ja nendel katsetel, kus ta tunneb, et ta saab panna, seal paneb. Aga võib-olla mõni katse see kaotus sekund kilomeetril on veidi suur küll ja selles osas ma olen nõus. Kuidas see ilm on seal kandis, kus sina oled päev otsa viibinud? On see võrreldav millegi sellisega, mis eelmine aasta oli Rally Estonial või on hullem? Ei, ilm ei ole eriti Sardiiniale omane. Ma olen Sardiinia rallidel käinud päris palju, tavaliselt on päris palav. Täna oli ütleme hommikupoole siin Olbelinnas oli 24-5 kraadi, aga ma räägin, kui ma läksin sinna rajale, see on siit ikkagi suhteliselt eemal, mitte suhteliselt eemal, ütleme mingi 40 kilomeetrit võib-olla, 45 kilomeetrit siit. Et seal läks väga pilve, nagu ma ütlesin, kõva äikse vihm tuli ja kui ma autost tagasi läksin, see autokraad näitas ainult see 17, et midagi sellist väga mõnusat ei olnud, aga kui ma siia Olbesse nüüd tagasi jõudsin, siin on jälle 23 aga pilves on, aga siin nagu nii hull ei ole, aga see raja peal jah, ütleme see vihm oli hästi tihe ja see tee läks hästi selliseks lägaseks, et väga kiiresti. Aga siin Olbelinnas ei ole nagu suurt midagi. Natukene ette hüpates sinu videole, mida me kohe hakkame vaatama, siis Ott sel hetkel ei teadnud veel, kas ta homme starti tuleb. Oled sa nüüd targem? Ei, ma veel ei ole targem kahjuks, et ma pidin hakkama alles seda asja uurima, et mis olukord on, et ma ei ole veel näinud mingit ametlikku teadet, et ei sõida või sõidab, aga ma võtan kindlasti nende tiimiga sealt ühendust ja uurin seda ja siis, kui saan teada, siis teen sellest kohe uudise ka. Kelle sa veel rallipargis ette võtad? Robert, ei tea, kas tuleb sinu ette, aga äkki Georgi? No ma vaatan, kui me lõpetame ära, et siis need, ütleme jah, Georg ja ütleme see WRC2 autod alles hakkavad sisse tulema, et eks ma lähen vaata, mis nad kätte saavad. Tead, tahaks ikkagi Robertiga ka rääkida, et ma kindlasti võtan temaga ühendust ja vaatame, kas õnnestub rääkida või kuidas ta üldse kohale jõuab siia. Kuule, aga selge, anname sulle vaba voli nüüd tööle minna ja räägime siin ise edasi ja vaatame suga videot, et kena õhtut sulle. Tavai, aitäh. Tavai. Ja vaatame ära, mis siis Ott rääkis. Nii, Ott Tänak, Sardiinia ralli teisel päeval, väga õnnetu katkestamine, et kuhu see vesi täpselt seal autos siis tungis või mis osasid ta kahjustas nii palju, et edasi sõita ei saanud enam?
ilmselgelt tungis mingi osa mootorisse ja lõpuks põhjus oli ikkagi elektrooniline, et mis täpselt ei tea hetkel, aga põhimõtteliselt vool kadus ära. No tegelikult neid veetakistusi isegi siin rallil on mitu ja on muudel rallidel ka, et kas vesi oli kuidagi üllatuslikult kõrge või oli hoog liiga suur või kuidas see vesi sinna saime tulla? Tegelikult loogiliselt ei tohiks ju vesi niimoodi masinasse tulla sisse. No vesi ikka tuleb masinasse sisse, see konkreetne veetakistus iseenesest väga sügav ei olnud, et seal isegi ei käinud vesi üle kapoti, et tundub, et seal on pigem mingi muu probleem, kuhu see sattus, kuhu ei pidanud, aga idee poolest jah, mingi ekstreemne takistust ei olnud. No, kui nüüd rallist tervikuna rääkida, eile olid väiksed probleemid, öösel õnnestus või õhtul õnnestus autot natuke sättida, et tegelikult see samal kiiruskatsel hoog oli ju päris hea võrreldes näiteks Sordo vahedaga, kes su ees sõitis, et kas siuke auto sai natuke paremaks 2 päeva vahel? Ei, me üle öö ei õnnestunud midagi teha, et kuna meil olid eile õhtul veel lisaks kõigele muule ka hübriidiprobleemid, siis nad põhimõtteliselt 40 minuti jooksul pidid ka hübriidi ära vahetama, et see on selline suurem töö, mille jooksul midagi muud teha ei õnnestunud, et põhimõtteliselt kõik oli nii nagu eile jäi, lihtsalt probleemid said kõrvaldatud ja eks iseenesest hea kahju, et nii läks, et ei õnnestunud lõpuni sõita lisaks sellele, et hoogu ei olnud. No ralli eel sa olid tegelikult optimistlikum või kuidagi tiimist kostsid optimistlikumad noodid, et siin Ameerikast tulid abilised ja et auto kiirust tõsta, et kuidas sa nüüd nagu selle ralli käigus hindad, et kas see töö läks enam-vähem täkkesse või mis hinnang sellele anda? Vedrustuse poole pealt kindlasti saime paremaks, aga eks suures pildis on jätkuvalt keeruline, et jah, kruusa peal kuidagi ei õnnestu ree peale saada. No, kui palju seda ka eilset tulemust ja nagu täna pidid suhteliselt ees sõitma esimesed 2 kiiruskatset, et kui palju see stardipositsiooni nahka võib ajada, et kui oleks võib-olla parem positsioon, et Lube eile ka näitas, et tegelikult see Fordiga saab sõita kiiremini, kui see tagantpoolt tulla? Jah, raske öelda. Ma arvan, et eks me saame igasuguste asjade kaela ajada, aga lõpuks kui hoogu ei ole, siis hoogu ei ole, et selles suhtes, kui ma usun, täna on pigem probleem see, et ma ise tunnen seal autos, et ma lihtsalt ei suuda sõita nii, nagu ma peaksin suutma ja ma arvan, et see on põhilugu. Ja see, et ei suuda sõita nii, nagu peaks, see tuleb sellest, et auto ei käitu päris nii, nagu sa soovid või ei ole selline, nagu sa tahaksid, et oleks mugav sõita? Jah. Kindlasti kõik huvitab, et kas homseks on võimalik autot korda saada, on sul mingi ülevaade või aimdus, et kas seda autot saab sätta nii, et homme vähemalt punktikatset midagi püüda? Hetkel ei oska öelda. Auto just tuleb tagasi, et eks siis kuuleb. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista. 50 aastat Värska originaali. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Tagasi 6. käigu stuudios Gunnar Leheste ja Roland Poom võtavad siit Otilt ja Peebult jutujärje üle. No enne kui me räägime Oti intervjuus, siis mul on üks vaatamissoovitus kuulajatele, vaatajatele. Panin täna üles Rally Estonia see innovatsioonikonverentsilt Raul Rebase ettekande. Ja Raul rääkis seal väga tabavalt, et kui tõi näite, et kui neiu torkab mõõgaga, siis hetkega võib ta muuta rahva sisemist seisundit, kas siis paremuse või halvemuse poole. Katriina Lehis ja teised naised Tokyos muutsid väga palju paremuse poole, aga täna see sekund, mis läks sinna veetakistusse, muutis Eesti rahva seisundit pigem negatiivses suunas. Kuidas sinul? Päris hea näide. Päris tiip. Väga tiip. Jaa, ega kindlasti. Ma arvan, et ega iga rallisõber selles mõttes, et
kuigi palju võttis seda nii-öelda motivatsiooni maha seda rallit jälgida võib-olla ja natuke, ma ei tea, kurvameelsed on kõik loomulikult, see on loogiline, aga mis teha selles mõttes, et võib-olla alguses tundus, et mingi rumal viga jälle, mis on Fordil, siis tegelikult saime kinnitust, et mingil põhjusel, mis tundub tegelikult täiesti tobe, on see probleem kõikidel autodel. Ei mäleta, et oleks nii suurt probleemi olnud varasemal generatsioonil. Et võib-olla see on selle uue generatsiooni autode probleem. Pole ka vist nii vihmases, nii märgades oludes sõidetud selle generatsiooni autoga, kui ma õigesti praegu mäletan. Et tundub, et kogu sellele line-upile on see mingi probleem, millega tuleb tegeleda. Kas see on selline probleem, selline koht, kui korraldajad näevad ka, et hakkab viltu vedama, see katse ära jätta? Ei, ma ei usu, see on nagu liiga keeruline otsus või võtta selline otsus vastu oleks natuke liiga keeruline ja võib-olla natuke liiga ennatlik, et kui üks auto seal vette ära sureb ja teine, et tegelikult ju suures pildis selline vette sõitmine ja kui seal auto ära sureb, on see sõiduviga. Täna me saame öelda, et ei ole sõiduviga, et see vesi lihtsalt tungib liiga palju autodesse sisse. No seal oli võimalik sõita natuke vasakult poolt, ehk siis olla veest natuke kõrgemal, aga seda sealt enne veetakistust ära aimata, kus on kõrgem ja kus vesi tungib rohkem sisse, seda on suht võimatu teha. Ei, no kuigi palju ikka sa jõuad tegelikult, et me nägime teistel läbimistel juba mõned mehed võtsid nagu täiesti rahulikult, sõitsid vaikselt läbi ja ikka juhtus targemad selleks hetkeks. Ožeeril juhtus teist korda järjest ja ta sõitis väga rahulikult sealt juba läbi. Et nagu Ott ka ütles videos tegelikult, et see vesi ei ulatunud isegi üle kapoti, et see kuskilt läheb, kuskilt sellises kohast läks see vesi sisse võib-olla, kus ta ei oleks pidanud minema või ta liiga nagu suur tagajärg oli sellele, et see vesi sinna sattus. Kas siis autode ehitamisel pole arvestatud mõne nüansiga või? Hästi keeruline öelda, et kui varasematel generatsioonidel ei mäleta, et nii suurt probleemi oleks kunagi varem olnud, võib-olla. Ma ei oska öelda, see on lihtsalt võime öelda, et võib-olla. Mulle kangastus kohe see oli vist eelmine või üle-eelmine aasta Keenia ralli, kus kõik jäid siin, vist Rovapere jäi sinna liiva sisse kinni. Et see oli umbes sama katastroofiline. Ja see tundubki tegelikult tobe, et Ogier või Evans ütles ka, et tundub, et nende autoga ei saagi vette sõita. Et selline kommentaar kuskil oli, et nad reaalselt juba teisel ringil läksid sealt nagu vaikselt läbi ja ikka see sama jama. Küll selles mõttes, kui konkreetselt Oti videot vaadata, siis ma ütleks, et läks suht viisakalt, et tegi pidurduse ära ja enne vee sisse minemist läks ta tagasi gaasile, ehk siis tegelikult võime tuua võrdluseks Takamoto Katsuta vette mineku, mis oli nagu täiesti piduritega vette sisse sõitmine, ehk siis kogu raskuskese on esiotsale, esiots on all ja otse vette sõites siis see vesi tungibki igale poole sisse. Et tegelikult Oti videot vaadates see oli nagu kõik õigesti tehtud, läks gaasile esiots üleval, aga asi juhtus ikka ja tundus ka, et teistel oli sama teema. Et eks kõik juba õppisid ju nendest vigadest, mis tehti varasemalt, aga Jaa, 9. kiiruskatsel siis asi juhtus täna kohe teine kiiruskatse päeval. Alustas Ott siis päeva 6. katseajaga, 10,2 sekundit kaotas Neville'ile ja hoidis siis oma 7. positsiooni, aga siis kahjuks ralli seal lõppes. Jaa, no tegelikult ju, mis me ütleme... Jõudis küll, ütleme, 9. katse finišisse. Hübriidiga sõitis. Ja siis pärast kõik. Et tegelikult, mis me võime öelda, potentsiaalselt 4. koht oleks... Tõusis 6. isegi. Et oleks suutnud 4. koha punktid võtta. Väga suureks abiks oleks see kindlasti olnud ja ma arvan, et tegelikult see 4. koht olekski olnud isegi ideaalne, kui me nüüd ka ralli eelset ennustust oleksime teinud, et kas me oleks ta 3., 4. pannud, ma arvan, et suur osa enamus oleks ta kuhugi sinna sättinud. Aga seekord nii ja tundub, et mõnel teisel on natuke rohkem õnne seekord. Jaa, aga kõigil ei ole siiski õnne. Kellel õnne veel ei olnud, oli Sébastien Ogier, mis katse see meil oli, kus ta langes meil ka konkurentsist 14. Kas lugesid, millisel triviaalsel põhjusel see väljasõit toimus seal 14. katsel? Ei lugenud. Ma tutvustan sulle. Eigo on meil seal lahti kirjutanud, ma ei tea, kus ta need laused võttis, ma eeldan, et Dirtfishist, sest Dirtfish on ju alati esimesena kohal, kui midagi juhtub. Vajus siis teelt välja, kraavi pidurdamise peale oli näha, et selle asemel, et rooli vasakule keerata, läks otse ja siis kalaku peale ja põõsastesse. Napilt enne starti avastasime, et meil on üks rehv tühi. Pidime selle kiirelt ära vahetama, suutsime seda vähem kui minutiga ja jõudsime enam-vähem õigel ajal starti.
kuid see kõik juhtus mudas. Hüppasin autosse, alustasin kiiruskatset ja ma tean, et see kõlab idiootselt. Ma pidurdasin ja jalg libises pedaalilt. Saabas oli mudane, see libises pedaalilt ja kui jõudsin jala tagasi pedaalile panna, oli juba hilja, rattad olid lukus. Jõhker. Ikka väga jõhker. Väga jõhker, aga... Mitmekordne maailmameister? 8. Noh, aga mul on... juhtub kas Eesti meestel. Aga ma saan sellest aru, sest ka mul on seda juhtunud. Et katse jalg libiseb pidurilt maha. Okei, noh, selles mõttes see selgitab natukene olukord, et see tunduski veidi tobe, et oli näha, et tegelikult oli nagu kõik ideaalselt ajastatud onboardi vaadates pidurdus, hakkas õiges kohas, hakkas keerama, aga järsku nagu midagi juhtus ja läks otsa. Selline tunne nagu, kas midagi läks katki või midagi juhtus, et see ei tundu nagu normaalne. Aga päris, ütleme, selline veidi vaimukas võib olla eriti sellepärast, et see juhtus Sebastian Ogieriga. Ja võib täitsa olla, et sinna läks 9. tiitel. Võib olla küll, jah, muidugi. Mis moti tal nüüd peaks nagu olema, et kui punktivahe nagu... nüüd juba käriseb suureks, ja. Et noh, mis seal ikka. Ja me räägime, ja me küsime siis 10 aasta pärast Kahutis, et kuhu läks Ogier 9. tiitel. Jalg oli mudane. Aga Ogier liikus ju päris ägedalt ja meil oli ikka vinge võitlus seal Ogier ja Lappi vahel. Võitlus oli üliäge. Ma ütleks, et ei osanud isegi oodata, et nii äge võitlus tuleb siin rallil. Tegelikult see kogu kolmik seal, tegelikult kui Neville sai seal vahepeal mingisugune circa 15 sekundit peale 13 katset oli esikolmik 7,4 sekundi sees. No ülikõva ja Neville suutis sealt ka tagasi tulla. Nii-öelda kasutas ära seda, et Ogieril oli probleemid, kui tal vesi sisse läks jälle sinna kuhugi mootorisse. Et ta suutis selle vahe kinni sõita ja see oli ülimalt põnev andmine. Lõpuni välja, kuni Ogier katkestas. Et pärast seda me saime kohe aru, et... Veel oli 4 katsevõitu, kui ma õigesti loen. 5 isegi. Täna võetud, jah. Väga kõva tulemine. Tänase päeva lõikes siis 55 sekki Lappist kiirem ja Rovaperast minut 23. Ja see võetigi viimase selle 3 katsega ära, sest tegelikult ju nüüd päeva lõpuks see vahe ei päris suur, aga ennem 36,4 sekundit Lappi ees, et noh, Lapp ütles ju kohe, et nii kui ta Ogieri nägi, ta teadis, et võitlus on läbi ja siin isegi ei ole mõtet võidelda, sest igal juhul, kui ta ka ees peaks lõpetama, siis Neville tõstetakse tast mööda, nii et ta oli kohe näha, et see kiiruselt langes ikka drastiliselt. No siis, kui Ogier välja sõitis, kõik, kes tast mööda sõitsid, nägid, et asi on hapu ja Lappi ju ütles oma katselõpu intervjuus, et nii kui nägi, et Ogier on tee kõrval, võttis kohe hoo maha, sest võitlust enam ei pea pidama. Ja tundus, oli väga pettunud, et enam võitlust ei pea pidama. Ja eriti praegu viimase katse lõpus minu meelest mulle tundus, et ta oli pettunud, et no oli näha, et oleks tahtnud. Oleks väga tahtnud, aga... Venel koha kätte need. Ja, just. Et tal on ju üks võit ainult tal Soome 2018, kui ma õigesti mäletan. Et ta kindlasti oleks tahtnud siin võidu peale sõita, aga ma arvan, et võib-olla see otsus isegi või ütleme see rida ju palju võib-olla lepingut allkirjastades all, et kui läheb võitluseks, siis ta peab andma kohe ära vajadusel. Neville'ile mõtled? Just, et ma arvan, et see on, ma arvan, et ütleme vajadusel on ju võib-olla Lappi nii kõvasti punktidega eest ära, et tuleb Lappit aidata. Aga ma arvan, et selline punkt on juba lepingus sees, et peab andma kohe ära vajadusel, kui meeskond seda nõuab või olukord seda soosib ja siin oli see. Ma ei pannud tähelegi, kuidas koha andmine käis. Väga peenelt. Siin ei käingi mingit koha andmist, sest Lappi lasi kohe maha ja oli kõik. Just, jah. Ja ta viimasel katsel kaotas Neville'ile juba mingi 20 sekki äkki või. Et siin ta jättis selle siis ütlemata, et ta teadis, et ta peab siis gaasipedalilt. No ei, ta ikka ütles päris selgelt selle ma arvan välja, et nii on. Nojah, kurb. Ei, selles mõttes ei ole nagu täiesti arusaadav. Vaatame, milline on Neville'i karjäär olnud. Eluaegne teine. Et selles mõttes, et Neville on see ralli ikka tubli kant ja ikka väärib ka seda. Ma arvan, et on see hooaeg tegelikult üldse tubli olnud, kui need mingid tobedad vead välja võtta, et ta on ju kiirusega suutnud ju rallivõitude nimel sõita palju. Viimane rallivõit oli tal minu meelest eelmise hooaja Jaapani ralli, nii et see aasta on tal tühjad pihudald. Aga punktidega on tal kindlasti võimalik nüüd, ma arvan, see teha reaalseks, et jälle võidelda selle nimel. Kalle Rovampere siis 3. koha punktid, ma arvan, et võtab vastu. Mulle tundus juba enne rallit, et ta nagu kandis selle ralli nii maha, et ta läheb siit nulli ringiga minema, aga näed keerulised olud ja tegelikult väga tublisti jälle hoidnud probleemidest eemale ja tulebki oma tempos niimoodi nagu tundub, et teel püsiks.
Elvin Evans, no ütleme, Rovampere kaotab 1.50,7, Elvin Evans kaotab omakorda Rovanperale 3.45,8, aga peaks eespool kellega midagi juhtuma jälle, on see veetakistuses kõvasti aega kaotanud Evans meil kõpsti esikolmikus. Nojah, aga nüüd tuleb meil pühapäev, kus kui me aegasi vaatame siin, siis see tuleb selline kulgemise pühapäev, nagu me arvasime. Et no vaevalt siin kellegi midagi juhtub nende kiirustega, millega nad homme sõitma hakkavad, aga ei jaa, muidugi, kui peaks midagi juhtuma, siis nii on. Tehnika sport kunagi ei tea, jah. Aga sellegi poolest 2 Hyundaid hetkel poodiumil, nagu me ka neljapäeval ju arutasime, et see võiks olla reaalne, et vähemalt 2 Hyundaid siin võtab poodiumi, sest Hyundai on alati siin tugevalt. Ja minu eest olid isegi mingid katsed, kus ükski Toyota nagu ei saanudki jaole. Et oligi, Hyundai oli nii palju tugevam mingitel katsetel lihtsalt. Ralli 2 rääkides siis no kahju. Virvese mõned katsed olid ikka ägedad. 13. katse, nägin, ta pani ise ka instasse selle, või noh, ilmselt ta ise instat ei tee, kui ta seal sõidab. Et selle Kuva tõmmise siis selle 13. katsete aegadest Sunninen esimene, Mikkelsen teine ja Virves 3. ja see katse oli päeva pikim. Üli kõva. Oli päeva pikim või? 19, ei, pikkuselt teine, 19 kilti. Üli kõva ja tegelikult taga on sellised mehed nagu Formoo, Lindholm, Kaetanovits, Rossell, Martsik, Erik Kais ja nii edasi. Kui oponeerime nüüd natukene Peebu jutule vastu, et siis tegelikult see, mida ta teeb, ongi ju minu meelest see, mida me oleme rääkinud siin nädalavahetuse jooksul jälle, et mida ta võiks teha. Ma tuletan meelde esimene hooaeg. Täpselt, et kui mida me oleme rääkinud, see, et ta võiks seal top 10 piirimail tulla, oleks väga hea, ja kui ta suudab vahele visata mõne hea katse, poodiumi katse, eile ma isegi ütlesin, et kui ta mõne top 5 võtaks, et see oleks juba õnnestumine. Jah, mõni katse võib-olla see kaotus on suurem, aga see on, ma arvan, väga targalt manageerimine nendel katsetel, sest olud on väga rasked. Et kui on näha, et siin juba natuke juurde pane, siis võib juhtuma hakata, siis tuleb maha võtta, aga võib-olla nüüd siin eelviimasel, kus ta katkestas, et võib-olla seda purakat oli natuke liiga palju peale seda head katset, et natuke tahtis võib-olla palju. See lõhnab jah selle järgi, aga ega me tegelikult ei tea, võib-olla see on ka triviaalne mingi probleem. Jah, vabalt võib olla, et võib-olla oli üldse tehniline probleem, sest minul praegu puudub üldse info, lihtsalt on see, mis me räägime, et on katse peal seisma enda kõik. Lähme küsimuste juurde või? No lähme. Küsimusi on päris tublisti. Minul on küsimus homse kulgemise kohta. Kas ralliautodel, ära naera, on kiiruse see piiraja ka või? Või see, noh, kuidas sa nimetad seda? Maanteel paned sisse ei pea ise midagi. Püsikiirus hoida. Püsikiirus hoida, just. Sellist asja ei ole. Võiks panna 70 peale. Et paned katse algus 70 peale ja lähed sellega lõpuni välja. Jah. Mugav oleks võib-olla. Aga maanteel ka ei ole? Ei, kahjuks ei ole, jah. Okei, Vjatšeslav Leedu küsib. Leedu. Vjatšeslav Leedu. Et Rovanpere ühe katse lõpus kurtis, et talle Mickey Mouse katsed ei meeldi. Et ta saab aru, et see käib pigem aeglaste paljude kurvidega katsete kohta. Kas oskate lahti seletada, kust pärineb Mickey hiire väljend? Ta ise teab vastust või? Vaata, pusar. Roland Poom kunagi mõtles välja selle vist. Räägi, miks sul 6. käigu särki pole? Läksin eile ära siit saate salvestuselt ja juhtus selline asi, et kõht oli tühi, kell oli palju, hamburger ja hakkas sealt kukkuma. Ja särk oli seljas, mis teha? Miks sul oli mingi jakk peal? Seda ei pannud nööpe kinnis? Ei, sellel ei olnud nööpe. Uskumatu. See on sama uskumatu, kui see Ožee jalg oli mudane. Ka parimad õpivad, nagu Ožeer. Ai, ja kust tuleb Mickey Mouse? Ma ei oska üldse öelda. Ma arvan, et tulebki võib-olla selline, ütleme, mingi komöödia tegemine, rahvale show tegemine lihtsalt, et mingi nalja tegemine. Et no rallisõitjate jaoks on see lihtsalt selline puhas show, et neid on ebamugav sõita. Aga ta ütles selle, mis katse kohta? See oli see päeva lühim katse või? Ma isegi peast ei mäleta, aga kindlasti, kui ta ütles seda kohta, siis ta mõtles mingit sektsiooni seal, mis oli selline hästi trikitamine, kitsas, kiirust pole. Et see on väga ebamugav ja eriti ebamugav on seda sõita Rally 1 autodega. Kindlasti Rally 2 autodega on veidi mugavam neid sõita, aga jah, ütleme, seal on nii lihtne seda aega ära anda tegelikult, et kui sa paned seal võib-olla 20-30 kilomeetrit metsa vahel või sõidad sellise väikse Miki hiireka kuskil 2 kilomeetrit, et need kaotused võivad sama suured olla, et tihti peal juhtub see, et sa hakkad seal üle lohisema kogu aeg, liiga palju libised külg ees ja sinna see aeg läheb, et need on sellised
võib tuletada, et jäärajasõitu nagu peaks seal tegema, et sellist hästi sujuvat joonest sõitu kogu aeg ja ei tohi väga lohiseda. Ja 6 kaik@delfi.ee vahepeal tuletan meelde on siis see koht, kuhu küsimusi saata ja Roland, ma täna ei palu sul seda sealt ära võtta, lasta olla. Lasta täna jääb ja see on jube raske. Jah, padruni komplekt läheb loosi, mitte loosi, vaid anname. Ja siis T-särgi poe T-shirt story särk ka. Ma ei tea, kas seal teisi värve ka on, et see kapsaplekk ei paistaks nii palju välja. Järgmise, kui me trükime, teeme musta ja me peame logo siis natuke ära muutma. Uuel hooajal must. Nii, Heiki küsib, kui toimub katkestamine nagu Otil täna, kas auto remontimiseks on mingi konkreetne ajaaken või võib hakata auto kallal pusima nii pea, kui auto servicepargis tagasi? Kui parandada tohib ainult ette nähtud ajal, kas siis ei tohi üldse näppe külge panna, näiteks ust lahti teha, et mingid asju autost välja võtta? Seda vast ikka võib või? Seda võib, ja. Siis ta ütleb, et vabandab ette ära, et läheb pikaks, aga siiski, kui meeskond ei tohi midagi auto kallal teha, kas sama piirang kehtib ka sõitjate kohta, et kui sama auto on metsa vahel, siis seal sõitjad võivad ju auto kallal teha, okei, see selleks. Aga mis siis toimub, kui auto katkestab ja kuidas käitume? Metsa vahel ikka võid ise autoga toimetada, seda ei keela keegi, aga tõenäoliselt, kui sa juba katkestama hakkad, et siis järelikult ei olnud nagu piisavalt võimalusi seda autot remontida, ehk midagi pole teha. Kui auto tuuakse päeva lõpus service parki, siis seal on kindel ajaaken ja kui kasutad, seal on eraldi veel flexi service ja sellised asjad, et tegelikult kasutad flexi service, tõmmatakse punased lindid ümber ja siis FIA keegi komisjonist, tehnilisest komisjonist jälgib, et autot hakatakse õigel ajal remontima siis, kui ette antakse aeg. Ja, selles mõttes on ikkagi kindel ajaaken, täpselt minuti pealt, kui on aega remontida. Mulle meeldib Ingmari küsimus, seega siin väga küsimust ei olegi selles esimeses pooles. Ta ütleb meile tere, nagu viisakas inimene. Ma ei ole kuulnud, et keegi varem oleks teie podcasti kasutanud kellegi tervitamiseks. Ma tahaks seda teha. Tervitan siinkohal kõiki naisi, kes ei saa ralli vaatamise mõnust aru, kuid siiski ei ole oma mehi sellepärast kodust ära saatnud. Loomulikult pean nimeliselt tervitama oma kallist kaasat Maarjanit. Mina tervitan oma naist. Mina tervitan siis oma naist ka. Ta pole kunagi öelnud ka, et ei, tegelikult ma ise vahepeal saan aru, et kuule, et võib-olla ei vaata telekast, ma vaatan arvutist vahepeal. Et lased seebikat vaadata? Seebikat näiteks, jah. Ja, et ma ei kujutaks ette, et mõni mees sellepärast kodust ära saadetakse. See on ju tore hobi. Pigem lihtsalt ära vaata. Yeah. Ja. Aga igatahes, tal on küsimus ka. Rallimaailmas on palju ettearvamatuid olukordi. Kas teile tuleb pähe mõni olukord, kus mõni sõitja on pidanud midagi väga kiirelt otsustama, muutma midagi oma taktikas või autos, tehniliselt ning kiirelt tegutsemine on riski ära tasunud? Kas mõni sõitja on silma paistnud sellise riskimisega ajaloos või pigem tehakse kindlaid otsuseid, et auto kindlalt koju tuua? No minule kangastus silme ette, vaatan, et Montes, kui sealt enne viimast katset tuleb välja, et sul pole enam rehvi all, et siis sa riskid ja lähed selle rehvi kummiga. Ma ei oska öelda, kas ma nagu vastan otseselt selle küsimusele, aga mul on 2 sellist asja praegu, et selline kiire mingisugune otsus, et võtta risk vastu ja teha seda. Üks on võib-olla refi taktika, millest ma olen ka tegelikult rääkinud siin, kuidas Sebastian Loeb võitis Kataloonia ralli 2018, et viimasel sekundil, nagu päriselt viimasel sekundil servisest välja minnes visati veel teised refid alla, et nii-öelda konkurente petta. Kõik konkurendid käisid tema pealt refi vaatamas, mida ta kasutab, et see oli kindlasti selline huvitav seik, aga võib-olla selline võib-olla riskantne otsus, mida vastu võtta on Elfyn Evansi poolt, tuleb meelde, kui tal tagasillas midagi murdus, täpselt ei mäleta, mis seal oli. Oli vaja, ütleme see oli siis veovõll võib-olla, oletame. Ma ei tea, mis see tegelikult me ei mäleta, mis see oli. Oli pooleks ja oli vaja edasi sõita, kuidas sa raua kokku saad katsete vahel, et autoga edasi sõita. Sulatad. Võttis mutrivõtme ja võttis nipukad. Pani mutrivõtme peale, nipukatega mõlemalt poolt kinni ja edasi ta läks. Või tagasilla kuidagi seal midagi timmis paika, et see oli ka selline võib-olla riskantne otsus, et kas on mõistlik sellise autoga veel edasi sõita, aga näed, läks ja jõudis lõpuni. Mis koht oli? Ma seda ei mäleta. Siis küsib veel, et on teil meeles mõni seik, kus sõitja on tulnud väga täbarast olukorrast välja, langenud rivi lõppu, kuid ralli lõpuks on suutnud ennast siiski esikohale sõita? No mul sellist hetke ei ole meelde, aga mul tuleb see 2018 Ott ja Türgi. Seda, mida filmis ka näidatakse, et Ott oli 9. kohal. Vanaema ütles, et
vanaema vaatas ka Delfi ralliblogi, et ma ei tea, rahulikult ja päeva lõpuks oligi. Võitis ta selle ralli või? Ma ei mäleta. Esikolmikus ikka tõusi. Esikolmik oli küll. Mul ka praegu ei tule pähe, et tegelikult neid olukordasi ju ikkagi on selliseid, kus esimese päeva lõpuks võib-olla ollakse seal kuskil, ma ei tea, 6-7 on ju. Aga kui see hea stardipositsioon kätte saadaks, siis tullakse võiteks, et ma arvan, et Sebastian Ogierilt võib neid juhtumeid päris mitmeid välja lugeda, mis selliseid on olnud. Palju sõitnud ka. Yeah. Jakob küsib, et ühe Hyundai mehe rattavahetuse trennis hakkas silma, et kõiki mutreid ei panda tagasi uue ratta allapanekul. Ilmselt ta on siis kohapeal seda trenni näinud. Kas see on tavaline, et kiires olukorras jäetakse mõni mutter panemata? Kas see on üldse reeglitega lubatud? Reeglitega lubatud on, aga ma ei taha uskuda, et seda tehtaks katse peal. See on päris riskantne otsus ikkagi, mis vastu võtta, et ma ei tea, 5-3 panna näiteks. Aga meil on kilt veel jäänud ära, seda pane. Jah, oleneb nüüd, kui kiiresti see refi vahetus on tehtud või mis seal toimub, on ju. Et kui sul on, ma ei tea, ongi täpselt minut on teiseni ja sa tead, et sa minutiga võib-olla minut 20 vahetad ära, et see viimane 5 sekundit võib väga palju tähendada. Okei, tee ja sõida see kilomeeter lõpuni. Aga üldiselt ikka ei ole isegi väga kuulnud, et keegi jätaks panemata mingid mutrid. Et pigem see on võib-olla trenni teema. Priidik esitab hästi raske küsimuse. Siuke hästi spekulatiivne, aga võib-olla 2 sõnaga saame vastata. Et sellest ajast, kui Ott läks Toyotasse, on ta rohkem auto ja detailide arendaja olnud kui võitja. Ott leidis Toyotast kõik vigased jupid ja probleemid üles ja sai lõpuks maailmameistriks. Arvan, et kui ta ei oleks läinud Hyundai'sse autot arendama, oleks tiitleid nüüdseks 4. Hyundai's sai auto enam-vähem vormi ja nüüd arendab Fordi. Kui tehase tiime juurde ei tule, siis kas tal on üldse huvi veel sõita? Vaevalt nüüd ise seda võtab, et ma nüüd arendan selle auto ja siis lähen edasi. Ja, eks need kõik liikumised on olnud mingi põhjusega. Ja ma arvan, et nii palju kui ralliringkondas neid jutte käivad, eks kõik teavad, et kuskil on mingid võib-olla konfliktid olnud, ei ole mingid asjad sobinud, on tahetud edasi liikuda. See selleks, mis põhjustel edasi on liigutud. Aga kas oleks kuhugi edasi või tagasi liikuda? No mingid jutud käivad, ega ma ka kõik ei tea, mida kuskil naised saunas räägivad või kuskil midagi kuulnud, aga ma arvan, et ka täna tagasi liikuda on võimalik mõnda meeskonda. Ma ei tea, kui me võtame Toyota, et siis ka Esa-Pekka Lappe on liikunud tagasi Toyotasse. Ja ma arvan, et täna see meeskonna juhtkond, ütleme siis niimoodi, on muutunud. Ja ma arvan, et täna seal võib-olla sellised probleeme ei oleks, mis kunagi olid. Seda rääkisid kunagi kõik sõitjad, et seal võib-olla juhtivatel kohtadel natukene oli keeruline Toyota meeskonnal. No Mäkinendiga vist oli keeruline. Et täna on ju see sats seal teine, et ma arvan, et minna tagasi Toyotasse, need uksed oleksid lahti, kui seal on sõitja koht pakkuda. Kuule isegi Lionel Messi toodetakse tagasi Barcelonasse. Ja, täpselt. Kõik on võimalik. Et see ei tasu arvata, et kuhugi minna ei ole edasi, et kui ta selle hooaja lõpus ikkagi vaatab, et see M-sport ei kõlba ja ei ole selle kuhugi edasi minna siis. Ja ma ei tea, Toyotas on mingid võimalusi mingiteks liikumisteks, siis kindlasti on see variant. Ja. Marek küsib veel, et kuidas WRC masinaid veetakse Euroopas rekkatega, aga kuidas mandrite vahel, kas laevade või lennukitega, kas kõik ühes paadis ja pardal, kas masinad on plommitud, kas selleks on mingi reegel, mingi direktiiv? Kaugemale lähevad ikka lennukiga, aga kuhu võimalik, siis ma arvan, et saab mööda maad. Keeniasse lennukiga arvad? Ja. Ma arvan küll, et Keenia lennukiga kindlasti. Arvan, et autod on juba Keenias kohal? Ma ei usu, et autod seal kohal peavad olema juba, aga kindlasti on seal kohal juba meeskonna muu tehnika, rekkeautod, servise konteinerid, sellised asjad on seal kohal, ma usun, juba olemas. Meil on saate ajal tuli nüüd üks küsimus. Kalle Ojaste, tervitused Kallele. Pakun, et kogu probleem on selles, et praeguse generatsiooni autod on toruraamil. Eelmine generatsioon oli kereauto. Toruraamil on neil keeruline takistada, et vesi ei satuks sinna, kuhu ei tohiks. Ja see võib olla selles mõttes hea point küll, et ega kui need paneelid ära võtta, siis seal ongi üks suur toru ainult ja midagi muud ei ole,
et kindlasti nii-öelda kereautona on palju kohti, mis on kinnisemad ja see võib olla küll üks, ma arvan, mingi teema, mis võib seda põhjustada, jah. Üllar küsib päris huvitava küsimuse, ma arvan, et sa tead seda vastust. Kuidas tippsõitjad oma tervise nii korras hoiavad? Peale koroona pole vist kunagi kuulnud, et tippsõitjad oleks haiguse tõttu etapi vahele jätnud. Nii VRC kui ka VRC 2. Pole kunagi kuulnud ka ajakirjaniku sellist küsimus. No ma mäletan, et Neville on mingi palavikuga maadanud selliseid asju, aga... No pigem sõitjate poolest on, kui sa teed sellisel tasemel sporti, siis kindlasti sa pead ka liigutama palju, sööma mõistlikult. Aga seda on küll, et sõitjad ikkagi sõidavad ka haigena. Olen ka ise sõitnud palavikuga rallit, et ma arvan, viimane asi on see hästi keeruline. Hästi keeruline sõita, eriti selliseid kuumas ja pikkasi katseid. Aga ma arvan, rallisõitjad on piisavalt nagu motiveeritud oma tulemust ikkagi ära tegema, et saavad haigena ka hakkama, kui vaja on, kui see päris selline haigus ei ole, et voodis püsti ei saa. Aga tegelikult ju, kui nüüd madalamates klassides mõeldes, kindlasti on seda olnud, et on päev pooleli jäetud tervise pärast ja ma ei tea, me võime võtta eelmise hooaja Oliver Solberg jättis ralli pooleli, sest vingu tuli palju autosse ja ei tundnud ennast hästi näiteks. Et jah, pole päris nii-öelda haigus, aga siiski, kui tervis on halb, tuleb vajadusel pooleli jätta või mitte starti minna. Aga jah, tundub, et üldiselt piisavalt terved, et väikse palavikuga saab ka ära sõita. Ega VRC tiimides, ega meil varusõitjaid väga ei ole nagu F1. Kas võiks olla? Ma ei tea, selles mõttes tundub, praegu vaadates, ega meil ei oleks neid varusõitjaid kuskil kasutada väga. Selles mõttes võtame Hyundai ja Toyotal on nii-öelda olemas ju. Ja need varusõitjad on ka F1 nii-öelda testisõitjad. Aga testidel poleks abi üheks kolmandast meest. Jälle võtame Hyundai ja Toyota puhul tegelikult need varuvariandid on olemas ju. Hyundai'l on niikuinii 4 meest paadis samamoodi nagu Toyotal, aga Hyundai'l tegelikult on ju ka Teemu Sunninen olnud viimased aastad, kes on ka vajad, kui Ott ei sõitnud, siis tuli ja sõitis Oti eest ära Monza ralli. Et tegelikult need variandid on olemas. M-Sport on kasutanud tegelikult Elfin Evansit, kui Elfin Evans veel ei sõitnud VRC autoga, et ta võitis ära junior VRC hooaja, sai auhinnaks, et saab R5-ga sõita. Ja peale paari rallit siis oli vaja, et Elfin Evans tuleks sõitma VRC autoga. Ja siis tema tegi seda. See oli ka vist Sardiinia ralli. Sardiinias muide on üks mees veel. Robert Jürgensonil on see FIA rallistaari mingi laager seal. Jaa, see laager toimus ja sai juba läbi ka. Aga 2 nädalat päris pikk. Testisid asfaldil vist, testisid kruusalent ja päris palju tööd, muud sellist taustatööd oli ka seal. No hakkame seda väga rajut rallipäeva ja tegelikult väga raju spordipäeva üldse. Ma ei tea, palju sa teistsporti jõudsid üldse jälgida. Täna oli F1 oli, minu jaoks tennis, võib-olla sinu jaoks ei paku nii palju pinget. Jalgpalli Eesti karika finaal, mis meil siin veel oli? FA Cup Inglismaal. Mina ei jõudnud neid ühte kassi jälgida. Et andis ikka teha. Mul oli ühel hetkel, siis kui hakkas F1 kvalifikatsioon ka, mul oli läpakas lahti ja mul oli siis, mul oli telekas oli tennis, arvutis oli Go3 ja need ralli ja siis mõtlesin, et nüüd ma pean võtma F1 ka alati. Aga siis ma tegin ikkagi, mõtlesin, et ma olen lõpuks inimene, kes suudab keskenduda ühele asjale, panin kõik kinni ja vaatasin ühte asja. Mis sa siis vaatasid? Ja siis ma panin ralli peale. Tennis muutus igavamaks. Väga õige. Mina ei jõudnud midagi rohkem vaadata ja üldiselt liiga palju ei vaata ka. Nii vähe või palju, kui seda aega on, siis ma pigem üritan ka ühele asjale keskenduda. Et hea, kui ma selle ralli vaatamisega hakkama saan. Ma hakkasin mõtlema eile vist siia sõites, et kui legaalne on tegelikult autos rallit vaadata ja kas selle saab muuta kuidagi legaalsemaks, et kui ma panen ta täpselt silme ette, kas ta siis on ohutu? Kinnitan ära. Ma ei tea, vist ei ole. Ma ei tea, osades taksodes on ju telekas ja taksojuhid ka vahivad. Vahivad või? Mina olen küll näinud. Ei, ma arvan, et ega ta ohutu ei ole ju, kui sa silmad kuhugi ära pöörad. Aga ma pean tunnistama iga päev, kui ma seal sõidan, ma viimast katset pean vaatama, jälgima. No rohkem kuulama ikka. Kuulama, kui ma sõidan. Ehk siis mul on ühendatud ära autoga ja see VRC live seal kõrvalistme peal jookseb, aga ma siis kuulan. Et pilti ma ei vaata, see tundub kuidagi veider sõit, sest mida ma seal korraks vaatan seda,
Ummikus on hea vaadata. Jah, ummikus on okei. Et kui midagi juhtub, et siis ma vaatan... Ei propageeri, absoluutselt ei propageeri. Roolis ei loe. Kui Delfi lööklause on või reklaamlause. Aga kui midagi juhtub, siis ma lihtsalt tavaliselt vaatan ära, mis minutil ja sekundil see juhtus ja pärast jätan meelde, jõuan kohale, vaatan üle. Sellega seoses mul tekkis mõte, et Rally Estonia ajal võiks mõne politseiniku meile kutsuda. Jaa, see on päris hea mõte. Mida nemad jälgivad ja kas see on kuidagi võimalik legaalseks teha Rally Estonia ajal, et sa võid vaadata sellest perimeetrist seal. See tundub päris... Sest kuidas inimesed muidu meie saadet vaatavad? Nad tulevad ju... Kuulavad. Nad tulevad tagasi katselt... Ja meil on ikkagi videopildis. Või vaatavad järgi. Vaatavad järgi, arvad. Aga võite tulla ka stuudiosse Rally Estonial, meie selja taha sinna vaatama. Jah, ma tean, kus meie stuudio hakkab olema. See on väga lahe koht. Ma ei saa seda veel öelda. Mis seal ümberringi on? Ta on natuke kõrgemal. Vägev. Saab süüa ka või? Kas süüa saab, seda ma ei tea. Me läbirääkimistes veel nii kaugele pole jõudnud. Aga ma ütlen, et see oli Rolandi peamine mure. Kui süüa saab, siis ma võin kõik päevad seal istuda. Sa nagunii istud kõik päevad seal. Aga homne rallipäev siis algab, ma ei tea, päris vara. Kes sellises seisus kell 8 pühapäeva hommikul tahab ärgata? No sa pead ikka väga kõva ralli. No mina olen niikuinii üleval kella kuskil 6:20 iga päev, nii et mina saan ilusti rahulikult jälgida. No aga kui läheb selliseks kulgemiseks? Teeme nii, kui ei lähe kulgemiseks, helistab mulle, mind ka üles. Tavai, teeme nii. Kui ei lähe, aga niikuinii läheb. Ja siis ma ärkan, siis kui punktikatse algab 13:15. Jaa, ega siin ei olegi ju mingit selliseid võistluspaare väga ei olegi meil. Kurbna. Mikkelseni Formeau vahe 25. Ja katsed on 15 ja 7 kilomeetrit. Ei, ees pole midagi, aga kui vaadata tagantpoolt, siis ma ei tea, võib-olla Mikkelsen proovib suruda, kuigi ma usun, et 25 sekundit Formeau vastu siin ei saa, Formeau on päris kõvald. Rossel Gaetanovic 10 sekundit, võib-olla, aga ega rohkem ei olegi. Martin Prokop ja Lauri Joona, Lauri Joona kindlasti võtab ära selle. Et siin ei ole, tegelikult ei ole mitte kuskil võitust. Vaata, kell on 21:16 ja meil pole ükski Rally 3 auto veel finišisse jõudnud, sest Rally 2 autosid on nii palju lihtsalt. Ulme seal on 24 Rally 2 autot on jõudnud alles finišisse. Natuke vähe või äkki midagi juhtunud? Eks neid on ära ka päris palju kukkunud. Jah. Päev kokkuvõtte oli ikka päris põnev. Isegi siis, kui Ott välja kukkus, tasus edasi vaadata. No väga põnev ja ma ütleks, et see on viimase aja kõige põnevam ralli. Kui ma selle aasta isegi võtaks, ma arvan, see on üks põnevaid rallisi see aasta olnud, et need olud, ega tegelikult olgem ausad, kui on keerulised olud, siis see teeb alati ralli põnevaks ja sa ei tea mitte kunagi, mis tulema hakkab. Ja siin nagu need lõigud, mis seal katse oli, äkki oligi 13. katse või 14. kus nagu osaliselt oli katse okei on ja kuskil mingi sektsioon vahel tuli täis padukat, et Roomper ütles, et 5 meetrit nii käinud ette. Et sellised asjad teevad selle ralliks, ma ütlen. Et seda me ju tegelikult tahamegi näha sporti. See on sport, kus sõidetakse igas olus ja seda me tahamegi ju näha tegelikult. Kui juba tervitamiseks läksin ühe kodaniku poolt, Ingvar vist oli tema, siis ma tervitan kõiki neid, kes uudisportaalidest laupäeval, pühapäeval uudiseid kütavad hommikust õhtuni. Seal hulgas Eigo Kaljuranda, kes täna hoidis ralliblogi ja homme siin minu asemel istub. Sind ei ole? Mina täna lehvitan. Aha. Ja. Anname võimaluse ka Eigole kätt proovida, sest tulevikus võib vaja minna. Jaa, see blogi on päris karm, et kui ma isegi seal vahepeal vaatan ja siis vaatan, kõik päevad, kõik ma nägin üleskutset, Power Stage'i blogi vedaja pani Facebooki üles, et kes tahab proovida, ma annan võimaluse. Huvitav, kus ta läks see? Ma ei tea, aga kindlasti üksinda seda iga ralli teha, tal on päris raske. Aga ma anname sulle üks nädal. Ära hakka, ma ei jaksa sellist asja teha. See on ikka müts maha, see on päris raske teha. Jaa. Aitäh täna vaatamast ja kuulamast. Nüüd läheb siis saade järelkuulatavaks, kui keegi vaatas meid otsa ja tahab uuesti kuulata näiteks. No mina. Jah, sina teel Pärnusse. Kuidas Pärnu maantee on täna? Nädalavahetusel väga okei. Nädala sees väga raske. Seal rekkad panevad seal vahepeal 70, siis on jube. Ühes Mehed ei nuta saates ka kiruti, et nii kui nagu sa ütlesid 70 vahel tuleb sõita ja siis läheb laveerimiseks ja siis päris ohtlikud olukorrad. Ja seal on neid ohtlikke olukorrasid pidevalt, et ma ise pigem sätin aja puhvri, ma lihtsalt ei viitsi, see on nii tühi töö seal lõpuks. Google Map või selles Waze'is või Google Mapsis saab nii panna, et sa läbid selle 70 või? Vist ei saa. Võiks saada. Võiks saada, jah. Kuule, olgu, aitäh vaatamast, kuulamast, läks päris pikaks, aga aitäh, et jõudsite ära kannatada. Jah, homseni.
kell 4. võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista 50 aastat Värska originaali. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.